Võimas pühapäeva, õnnistatud pühapäeva. Läks aega, aga sain sellise lühikese tunnistuse kokku ja selles tunnistuses on täielik andestus ja vabastus, et võttis küll aega, aga asja sai. Ja tulen sellega nüüd välja, et ennem pisike Jumala sõna, et ära ütle, ma tasun kätte kurja eest. Oota issandat, küll tema aitab sind. Algas see lugu vanglas, kus käisin nii-öelda avavanglast vabaduses tööl. Kohtasin üht ilusat välismaa naist, meil tekkis suhe ja see jätkus ka vabanedes vanglas, kuna mu eluviisid olid enne vangi minekut patused, siis need polnud mind veel maha jätnud, siis tekkisid suhtesse probleemid vääriti käitumiste ja eluvalikute põhjal. Tuli taas alkoholi, narkootikumite ja tablettide tarbimine, lisaks ka porno, mis lõi kõik täielikult pahupidi. See terve kompott tõi mu ellu sellise teemaliku rünnaku, et sattusin auku, kus on väga pime ja vastik ning valus, sest iseenese valikute pärast jäin ilma ka kaaslasest, keda tegelikult enese arvates väga armastasin. Nüüdseks tean, et see oli pigem sidumine. Tasapisi sain ka aru, et mu ümber on inimesed, kellega ma ei peaks olema. Eelmise aasta sai käidud alfa, ristitud veega ning tegelikult, kus ka võtsin Jeesuse päästjaks. Siis hakkas alles möll pihta, sest ma küll palvetasin, käisin kirikus ja soovisin ning tundsin Jumala kutset. Sellegi poolest tegin neid asju, mida poleks pidanud ja mu elus püsis patt ning teemonid said vabalt toimetada ning hävingu tuua igapäevasse ellu. Hakkasin konkreetselt solvanguid ja ähvardusi saama elatud elu pärast. Olin nii pimestunud, ülbe ja end nii kõrgele pannud, et ei näinud muud kui oma valu ja pilti peeglist, mis vastu vaatas. Kuna ma vaatasin asjadele, nagu maailm seda näeb ning polnud veel ärganud, siis minu sees ikkagi püsis see kutse minna palvesse ja paluda Isa taevast mind aidata ja sain ka aru, et vaenlane on valmis mind hävitama. Palvetasin nende olukordade eest ja ka ühel päeval ülistades murdusin ning nuttes ahastuses palusin Jumalat, et ta võtaks mu südame ja teeks sellest uue, et ta kisuks selle välja ja teeks selleks midagi muud. Ja see juhtus ilmutuse ja pühavaimu täitumisega. Sain aru, et ka metall paindub ja kes on puldis. See muutis kõik. See kõik, mis ütleb Jumala sõna, see on tõsi. Tänaseks päevaks olen eeltoodudest pattudest vaba ja kõik tänu Jeesusele. Minu süda kuulub temale ja ma väga tahan lõpuni olla temaga. Tema andis mulle elu, koguduse, lootuse ja tõelise armastuse. Mitte miski pole minust ega ka sinust. Kõik on temast ja kiitku teda kogu ilmamaa rahvad. Ja siis mul on selline pisike lisa, mis sain inspiratsiooniks siis jüngerluse raamatust ja siis panin nagu kokku väga hästi sobib au Jumala toomiseks. Kes tappis Jeesuse? Iga vihast tõstetud käsi, iga vale, iga enesekeskne tegu, sina ja mina ja kõik selle maailma patused lõime naelu tema ihusse. Jeesus kuulutas Jumala riigist. Veelgi enam, temast tuli Jumala riik meie keskele. Olgem siis nagu Maaria, kes istus maha issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. Armastage, sest Jumal on armastus ja kõik on tänu temale. Amen.